mis põhjustab soolist ebavõrdsust. Tihti arvatakse ekslikult, et sooline ebavõrdsus on paratamatu, sest naised ja mehed on anatoomiliselt erinevad. Ebavõrdsus, täpselt nagu võrdsuski, on aga sotsiaalne nähtus. Ebavõrdsuse taga on ühiskonnas levinud reeglid ja tavad, mis kirjutavad ette, milliseid rolle peaksid naised ja mehed täitma või kuidas käituma. Ka lapsed õpivad sotsialiseerimise käigus varakult, milline on tüdrukutele ja poistele kohane käitumine ja väljanägemine ning millised peaksid olema nende huvid ja hobid. Kui laste õpetamisel lähtutakse soostereotüüpidest, määrab sugu ära selle, millise hariduse laps saab, millise ameti endale valib ning milline on täiskasvanuna tema töö ja palk. Soostereotüüp ongi teatud ajal mingis kultuuris kehtiv lihtsustatud ettekujutus naistest ja meestest. Stereotüübid hõlmavad seda, milliseid huve, omadusi ja võimeid naistele ja meestele omistatakse, samuti seda, milline peaks olema naistele ja meestele kohane käitumine, amet või laiemalt nende elukäik. Selle ettekujutuse kohaselt on olemas niinimetatud õige mehelikkus ja õige naiselikkus. Teisi soolisi eneseväljendusi ja identiteete ei tunnistata. Soostereotüübid kitsendavad nii naiste kui ka meeste valikuvõimalusi, sest nende järgi on olemas soole paslikud käitumisviisid ja teisi võimalusi peetakse sobimatuks. Soostereotüüpidest lähtumine võib viia soolise diskrimineerimiseni. Näiteks kui ametikohale otsitakse just teatud soost töötajat, sest tööandja ettekujutuses sobib töö just selle soo esindajale. Üldjuhul kannatavad soolise ebavõrdsuse tõttu nii naised kui ka mehed. Ebavõrdsus puudutab neid lihtsalt erinevates olukordades ning isesugusel viisil. Meeste puhul eeldab sooliste stereotüüpide küüsis olev tööandja, et mehe esmane roll on teha palgatööd ja seetõttu ei pea meestele võimaldama töö- ja pereelu ühitamist näiteks vanemapuhkuse näol. Ettekujutus mehelikkusest näebki endiselt ette, et mees peab olema tööalaselt edukas ning suutma oma peret ülal pidada. Laste ja lähedaste eest hoolitsemist ei peeta Eestis veel mehelikuks. Seetõttu võivad mehed kogeda mõistmatust näiteks siis, kui nad soovivad oma haige lapsega koju jääda. Ka emadusega seotud hoiakud näitavad ilmekalt, et soolise ebavõrdsuse põhjused on sotsiaalsed. Võib väita, et naiste tööalast edenemist ja töötasu suurust mõjutab rohkem see, kuidas on riigis korraldatud lastehoid, mitte emaks saamine ise. Samuti mõjutab seda see, kas isad võtavad võrdse vastutuse ja koormuse laste eest hoolitsemisel. Naiste positsiooni tööturul mõjutavad ka tööandjate hoiakud rasedate ja emadest töötajate suhtes ning see, kuivõrd aktsepteeritakse ühiskonnas diskrimineerimist seoses raseduse või emadusega. Ebavõrdses ühiskonnas ei pea naine veel emaks saamagi, et kogeda ebavõrdset kohtlemist seoses oma reproduktiivrolliga. Piisab, kui ta on lapse saamise eas ning tööandja käitub oma eelarvamuse pinnalt, mille järgi on naiste peamine roll olla kodus, mistõttu ei ole naissoost töötaja tema silmis meestega võrdväärne. Ometi on ebavõrdsust võimalik hoiakuid muutes ja soostereotüüpe murdes vähendada. Igaühel tasub olla teadlik stereotüüpidest, mida ta naistest ja meestest mõeldes kasutab, et hoiduda soolisest diskrimineerimisest.